rahvas, et siin on meil üks nagu mõte teha Volvot viisakamaks ja ilusamaks, et endal oleks parem sõita. Kuigi ma juba tean, et ma vist temaga väga ei hakkagi sõitma, sest Volvo on väga igav auto, aga okei, vähemalt teeme siis müügiks teda ilusamaks. Mis tänases plaanis on? Meil on siukne rool. Ta on kõva, tal midagi ei juhtu. Lihtsalt ta on kulunud, värvikiht on kulunud. See ei ole mingi nahk, see on lihtsalt tehase värvistatud rool. See on mingi vastik element ja see on natukene vastik element. Seega tänaseks plaaniks on seda värvida. Selleks, et seda värvida, meil on vaja seda maha võtta. Siis ilusti teha puhtaks, pind matiks ja värvida. Ja siis vot siukne teeme stikeri enne videod ja kirjutame, et rooli remont või rooli parandus 10 euriga. Eks. Selleks, et rooli maha võtta, meil on vaja siin on siuksed avad, kuhu saab panna torks 30 ja siis keerata airbag padi lahti. Tavaliselt ongi nii, et küljede peal on 2 ava, siis sinna peab midagi. Mõnedel on siin nagu pimedad ja läbi torgata peab. Siis saab rooli maha ja koostöös kontrollide puhul ma mõnikord, kui näiteks mingi BMW-del on, siis ma vaatan, kas nad on torgatud või ei ole, kas rool on puutunud või ei ole puutunud rooli. See võib mõnikord aidata. Aga siin peame lihtsalt leida see koht. Teda ei ole päris kerge leida. Siin me vist vähe kergem leidsime teda. Ja. Nüüd siia. Oot nii. Umbes nii käibki see. Nad ei tohiks sealt välja kukkuda. Ja nüüd me töötava autoga puutume airbagi. Väga mõistlik. Ma võtan 2 kätti. Nüüdseks meil on vaja paigaldada neutraalkäik. Seda võtame, et see ei segaks meid. Selle eemaldamine käib väga lihtsalt üles tõmmates. Ärge seda katki tehke, kui teil on seda, ma ei tea, see ei tule. Rool sirgu, pärast me teeme niikuinii märge sisse, kuidas ta oli.
oot, nii käib. See värk. Parking. Nüüd me saame võtme ära võtta. Ja idee poolest peab minema välja lülitama akud selleks, et seda süsteemi ära siit võtta. Ma ei tea, kuidas seda nüüd maha saaks. Teoreetiliselt ta peab ka istuma, lihtsalt peab. Võtame selle välja. Ei tule. Ei tule. Ei tule. Okei, ma arvan, et me lihtsalt kuidagi kergesti. Siis ta ei kuiva ju. Oi. Ühesõnaga, akujuhe võiks välja lükata. Ja rooliga edasi. See on ekraani nupud. See on meil teised nupud. Ja airbag. Kuidas meil käib lahti airbag. Siin on meil lilla ja roheline. Kumba peab esimesena? Ja ma ütlen kohe, et ma ei ole veel midagi lahti krutinud. Vaatame, kas pauk käib või ei käi. No, seekord pauku ei käinud. Muidu jah, peab akujuhe eemaldama.
teoreetiliselt. Ja ootama mingi igaks juhuks 15 minutit selleks, et plokikondekad oleks tühjad. Siin on meil siukne pilt. Seda lahti. Siit me ilusti teda saame välja tõmmata. Siit me kõik teeme matika. No, esimesena teeme muidugi puhtaks. See on meil juba käes. Seda ka teeme puhtaks. Seda ma ei tea. See ei tule lahti. Airbagi paneme turvalise kohta. Selleks, et kui juhul ta otsustab paugutada, siis ta ei läheks kellelegi näkku. Ja nüüd vaatame, kuidas saab eemaldada rooli. Kui ta on juba seal pikemalt seisnud, siis muidugi ta väga kergesti ei tule ju. No, põhimõtteliselt, mis meil on vaja teha? Meil on vaja natukene selle poolti lahti lasta. Nüüd me näeme, see liigub. Väga hea. Ta ei olegi nii kiirunud. Tavaliselt, kui ta näiteks ei taha kohe nagu pesast välja tulla, siis keerame polt või mutar mingi vahe sisse ja terve jõuga, vot nii, 2 käega tõmbame enda peale ja siis ta hüppab seal lõmsti ilusti lahti. Aga okei, keerame siis selle ära. Vaatame, mis seal veel vaja teha. Keerame nii. Vau. Mingi korralik plikk. Ühe käega ei ole kõige mugavam seda teha. No, ja me seda ka ei karba. Mis me siin näeme? Siin me näeme mitte midagi head, sest mingi ma arvan, meil on vaja valget markerit. Noh, rool meil on käes. Vaadake kindlasti, et rooli linti saaks kinni pandud selleks, et ta mingil juhul ei läheks ringi. Kui ta teeb ühe ringi peale, siis kui te hakkate sõitma, siis ta läheb lihtsalt katki seest. See ei pidurda teda väga, aga no, vähemalt mingi kaitse on. Ja hakkame küürima neid.
päris tule käes ei ratsi teha, seega teeme vot nii. Ehk pärast esimest kihta on näha, et olukord on kõvasti parem. Nüüdseks me võtame järgmise ballooni ja teeme pšik-pšik. Alustame siis tagurpidi. Teeme siia natukene. Nii ei ole vist näha. Oot, nii vist on näha. Nüüd tasapidi. Opa, nii. Nii. Jäetame. Nüüd, veits kuulab, läheb matiks ja tundub, et on meil perfecto. Nüüd tasapidi paneme nii, et kuksus üle. Ballooni tühjendamine käib nii. Ja kork peale. Välja näeb praegu veits läikiv. Kui ta kuivab ära, siis peaks olema matt ja homme panen kokku, vaatame kuidas ta välja näeb auto peal. Ahoiki, nüüd on järgmine päev. Õhtul ma panin kõik kokku. Aia säästamiseks rasket seal midagi ei ole, lihtsalt tagurpidi käigus kõik oma kohale. Ja vaatame siis, mis tulemus meil ikkagi on. Kas on nüüd ilus, viisakas ja kas asi läks paremaks või ei. Selle värvi kulumisega, kui ma arvan, kellelgi ikkagi on küsimus selle kohta, siis ütleme nii, et kõige kauem, mis ma olen ise kasutanud 1 aasta ja välja näeb väga hästi. Kui te rasvaste kätedega ei puutu seda rooli või määrdunud kätedega ei puutu, siis ta kestab ja eks see on normaalne lahendus selleks, et näiteks vanemale autole, miks mitte. See on kõvasti odavam kui näiteks nahatada teda. Aga okei, vaatame siis, mis lõppkokkuvõttes sai.
no nüüdseks võib siit jälle filmida. Nüüd see osa ei näe välja nagu mingi aastatega hõõrutud asi. Nüüd see on veits värskendatud ja no vähemalt on, kindlasti on tunne parem. Istuda autos on meeldivam. Ma ei tea, lõpetame selle osa sellega, et kui keegi on midagi teinud, et äkki teil on mingi parem lahendus kui Motipi oma värv. Mina veel tean, et akrüülaerosoolidega võib seda teha. Ei ole isiklikult proovinud, aga jagage oma kogemusi ja ootan teid seal kommentaaris. Hea meelega alati vastan.